Käes on suve viimane päev ja mõtlesime, et teeme veel viimase väljasõidu, enne kui kõik see ilus läbi saab. Aga mis juhtus? Mis juhtus? Praegu on juba õhtu ja me ei ole mitte kuhugi jõudnud. Me oleks pidanud jõudnud ammu selle värvilisse vettena. Jaa, oleks pidanud suplema selles imeilusas türkiisinises vees. Aga meie sööme alles lõunat, kell on juba 6 õhtul. Raitsime liha. Vaata, kuidas see... Me ei võtnud isegi... Midagi võtta, mummud tulevad ka välja. Jaa, me ei võtnud isegi teravat nuga kaasa. Me oleme ikka väga ebavalmistunud selleks kõigeks. Aga see ongi seiklus. Elu ongi seiklus, aga mis juhtus? Juhtus. Käime tanklas seisma. Mõtlesin, võtame kämpari raha igaks juhuks kaasa. Jaa, campgroundidel tuleb igal pool maksta oma elamise eest. Panime auto käima, mootori tuli põleb. Auto väriseb. Eisime ühe selle auto remonditööga läbi teise, kolmanda, neljanda. Keegi ei oska aidata. Ajad täis mingi septembri lõpuni. Ja praegu on 31. august, nii et meil ei ole aega, meil on vaja kähku puhkama tagasi minna selles suhtes. Tulime siia, tegin kapoti lahti, vaatasin, et see akuklemm on natuke lahti üks ja kõrval auto juht üks mees oli, mul polnud vist võtmeid ka isegi kaasas. Väga tubli. Küsin selle käest võtmeid, küsin on või? Tüüp näitab märki, et vaata, töötan autovaru osades ju, aga mul ei ole. Aga midagi õnneks leidis. Keerasime selle kinni ja mootori tuli kustus ära ja auto ei värise ka enam, nii et ma ei tea, loodame. Teeme väikse pausi, las jahtub maha kõik ja vaatame, mis edasi saab. Väljas on ju ka mingi 34 või mitu kraadi oli, 35 isegi. Et suvi on ikka väga armuline olnud ilma suhtes. Üks päev kandsin talveõpet, nüüd on keha pool paljas jälle. Aga vaatame, kuhu see seiklus meid viib. Davai. Davai. Tšau, tšau. Bye bye. Mis meil siis on? Aedviljad, kurk ja sealiha. Mul ei ole rohkem sõnu. Sõnad said otsa. Sõnad tulevad tagasi, kui me sinna järve äärde päriselt jõuame, ma luban. Aga head isu! Lähme nüüd! Maailm vajab avastamist! Tule nüüd! Tule! Juba jooksen! Tell you that I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. Leidsime omal koha. Leidsime koha, tuju on hea, auto töötab, kõik töötab, mootor kõlab ilusti. Teeb lausa kõrvale paidjad. Ja seal on meie imeline järveke, mida me vaatama tulime. Veinil punn maha ja tähistama! Aeg on sul ikka pidulikult ära saata. That's how much I'm gonna tell you that I want you. I wanna let you know. Ja mis on parem koht kui selline vaatepilt. Päikeseloojang, hea seltskond, hea vein. Mõnna. Oh, there's something deep inside, yeah, that really makes me wanna speak my mind, yeah.
tere hommikust! tere hommikust, sest imeliselt Leini järvel. Ja mis päev täna on? Kuidas hommikut kõige paremini alustada? Ka mitte Pannukooki! Pannukakud, me oleme ikka mingid soomlased sinna. Mis siia sisse läheb siis? 1,5 kappi pannukoogisegu, täistere oma ilmselgelt ju. Ja siis avame. Kohvri number 6, 2 muna ja 1 kapp piima ja meil siis kaeraama. Mis peale läheb? Šokolaad ja banana. Mõnus kombo. Ja alustage. Enne veel, kui pannkoogid pannile saavad, meil on enne ka üks challenge käsil. Enno, tahad sellest äkki rääkida või? Mis siin ikka rääkida? Teeme neid ja neid. No teeme. Iga päev. Enno tahab, et mu ülakeha suuremaks kasvab. Teeme naise tugevaks. Kuule, taosin mind. Vanaema vaatab. Palu vabandust. Sorry, vanaema. Näed. Ma teen ilmselgelt naistekaid, siis ma olen naine. Mina ei tee. Ja see vend teeb nii nagu peab tegema. Teeme rahulikud hommikused 20. 20? Mina teen 20, sina tee palju saada. Davai. Ja siis 3, 2, 2, 1 ja... 1 ja... Kümme. Ja siis imetlen mees siin kõrval. Teeme seda õlga ka. No, teeme õlgaga. Alma või? 3, 2, 1 ja... Ja nüüd pannkooke tegema. Siis jalutama ja ujuma. Pup. Pup. Ja niimoodi valmivad siis pannkoogid. Tillukesed, jämedad pannkoogid. Mida ta teeb siin? Mida ta teeb? Pannkooke. Mingid minid pannkoogid. Joo, külarahvas ärkab üles, läheb ujuma. Nagu mina teine. Sa ei tea sellepärast teist. Kaamera. Kõiki saagid ja annal läks liiga hea. Milline musk. Ma mõtlesin, ütleb, milline pannkook. Milline mees, milline pannkook. Pannkoogid on valmis. Mees paneb kohvile piima. Vaata seda piitsa. Hommiku vara naine jumala pinalise pane. Kuidas sa ise oled? Jaa, Vaata enda jah. silmi, mis sa praegu siin kaamerasse sai. Mul on tõestusmaterjal olemas. Ma võin kõike seda kasutada sinu vastu.
siia. söö siis. Anna siia. Siuke patune hommikusöök, midagi võiks tegelikult siin. Aga siin me oleme nautimas seda kõike patust. Aga me läheme kohe matkama, nii et töötame selle kõik maha. Aine. Enne on nii proode plusikaga lõikab banaani meile peale. Meile. Sulle ka või? Kõik asjad teed täna sinu eest ära. Teeb pannkooki, sulle teeb kohvi. Sa tegid pannkooki või? Noh. Mis asja? Nüüd on mis asja. No pick, no proof. Jääd isu. Jääd isu. Bellissimo. Ärgata üles sellise vaate peale nagu seljakotid selga ja lähme avastama seda ümbrust. Siin on ju nii palju vaadata. Vaadake seda värvi, vaadake seda tooni, vaadake reljeefi, vaadake... Ma ei tea, lihtsalt vaadake. Vaadake edasi, vaatame kuhu me läheme. Teeme selle Kentucky Traili ära. 4 kilomeetrit ümber selle ilusa järve. Kas pole mitte kaunis? Hea naer. Niimoodi võtab siis mees jalgadele päikest. Jalad siiru-viirulised. Nüüd töötab oma ombre päevituse kallal. Siis saavad nendest vanilla reitest ikkagi šokolaad, jah. Kui sul on sääred nagu latiinol, siis kuidas sul reies nagu šokolaadid saada? Piimašokolaad. Siin metsas võib igast metsloomi kalla. Mees mul kõnni vees on ja ei tea mind ära päästagi. On velakas. Ongi. Karusprei on ka mul kotis. Ei ole kedagi, kes seda haaraks. Aga ei, jookseb eest ära, tema tahab kõik päikse endale saada. Uskumatu, uskumatu. Kui me niimoodi jõuame? Ümber järve, jah, tõepoolest. Mõnus. Mingi vend tahab laulda siin elu eest. Tellisin selle serenaadi kallis, kuidas meeldib? Päris? Metsa poolt vaata. Erinevad linnud ja putukad ja oravad, kes sulle siin meloodiat teevad. Kuuled, jah? Kuuleme. Ilusi ju. Oled sellist kontserdi enne kogenud? Vaata eriline. Minu poolt kõik. No, Raavo poiss, mis sa meile öelda tahad? Karu on metsas või? Mis värk on? Kus jooksed? Kas me peaks ka sinna suunda jooksma või? Räägi nüüd eesti keeles, ma ei saa aru midagi. Ma ei tea. Siri, can you tell me what is he saying? Mapping. Väike kõrvalepõige. Õiges suunas. Sest need vaated nagu, teate küll, kui elevile ma lähen tänu neile. Kindlasti.
Ja nüüd kuulete naist karjuma. Ulumas! Nii selge vesi lihtsalt. Kuidas see jalutuskäik oli? Minna ju. Oli jah? Päikest võtta, samme teha, treenida. Jaa. Nüüd on jälle aeg väike snäkk teha või? Snäkk teha, Ja madrats ujuva minna. Minilaste madrats täis pumbata ja vee peal Õõtsuda, hullida. õõtsama minna. Õõtsa. Päike on nii vastu, et elendan nagu mingi Jaani uss siin. Väljas on lihtsalt nii palav, et päris toitu ei tahagi isegi peale sellist pikemat matka. Ma ei tea, palju me kokku kõndisime, 5 kilti või? Aga keha on eraldanud nii palju vedelikke, et ma ei tea, palju siin vettpaprika sees on, aga see tundub nagu päris mõistlik snäkk praegu. Ja pärastlõuna on lihtsalt lõõgastamiseks, mõnulemiseks, jahutamiseks, lihtsalt olesklemiseks, sest elu on ilus, mees on ilus, kõik on kena. Hola, senor. Kuidas vesi on? Mõnus chilli. Chilli, jah? On. Mõnus. Mees siin küsis naabrite käest mootorpaati. Tahtis kalale minna. Aga pinnas on nii kuiv, et kuskilt ei saa neid ussikesi kätte. Käis siis metsa vahel, oli tükk aega ära. Mitu ussi said? 1. No, ei olnud väga edukas käimine, nii et loodame. Kas ta annab leida ussene? Ja. Ja nüüd jahutab siin ennast. Ujub siin labidaga üks ussike kotiikeses. Me oleme vaatame, kas sellega saame midagi kätte ka või raiskame selle niisama sööda kala peale ära. See vana sõna läheb ikka paika. Küsija suu pihta ei lööda. Nägu on täitsa ilus veel. Enna küsis naabritelt meil paati, et saaks minna aerutama. Ja kalale. Ühe ussi leidsime siit kuivast pinnasest. Käisin metsas, leidsin kõrbest. Kui on tornud ussi päeva. Saab midagi. Äkki saab, äkki töötab. Aga seniks teeme väikse snäki siin imeilusa vee peal. Naudime ilma, oleme, mõnuleme. No nii, laseme lenda. Kivuga edasi. Mees sõuab, naine püüab kala, asi on balanssis. Muidugi tunge otsas midagi ei ole, aga äkki tuleb. Noh, kalamees näkkab ka või? Kogu aeg. Pane tähele. Valel ajal filmid. Näita. Ma filmin nüüd terve aeg. Püüa vähemalt merineitsi või midagi kinni. Tahad või? Tavai. Maob siia paati ära küll 3. Seda mingi swingeri. Kunagi olen mina. Lähme või? Moise! Ei, seal kanooga oma kutsule näitamas vaatamisväärsusi ja näitan, kuidas elu nauditakse.
aga seal põõsas kükitavad sellised metsikud lehmad lihtsalt. Päris põnev. Saavad vaadata, nautida selliseid imeilusaid vaateid siia veele ja värki. Keili ütles, vaata enne, lehmad metsad. Ütlesin Keili, kui tahad, Vaekülas lautadagi. Väga palju neid lehmi. Ja sa ütlesid praegu mulle lehma. Siuke linnapiiga ja lehm äkki korda loodis. No, aga pull ju. See ei ole pull, see on lehm. Pulla vaadata. Jah. Lehma. Aga vesi on küll mõnus selge. Siin natuke madalamas vees on vähemalt näha seda põhja asja ka. Näeb, kuidas väiksed kalad asjad ujuvad ja värki, aga kahjuks täna ei näkanud. Kuidas kommenteerid seda? Kommenteerid. Näljas oleme, mis ikka kommenteerida. See on 11. Kuuled? Su ema vaatab seda videot. Sorry. Ja oled. Me oleme mõlemad kristlikud. Pühapäeviti käime kirikus ja... Ikka. Öeldakse, et tee tööd, näe vaeva, siis tuleb armastus, aga tegelikult on vastupidi. Kui liiga palju aega veedad töö tegemisele, siis sa jääd kõigest sellest ilusast lihtsalt ilma ja sa mõtled, et oleks olnud lihtsalt rohkem aega, et seda kõike elu ja kõike nautida, et saaks kõnnimaga koos olla, et saaks lihtsalt reisida, olla, mõnuleda. Jah, mis meil on praegune hetk ja nautigem seda. Saime kõud nii mõnusalt täis, et aeg on vägi jalutuskäik teha. Ja ilma selleta ei tohi kodust välja minnagi. Karud on liikvel. Nii et taskuid ei ole. Sõidame põu ära. Nagu väikse pläsku. Nagu väikse pläsku. Ja siis lähme vastu trenni. Läheme. Think it's pointless, I will remind you that it's not, and the world will dance around us. They wanna know what we've got. We can breathe underwater. Mees on vahel ikka nii õhku täis, et sai lõpuks õige töö peale. Saab ennast välja lasta. Lapsi pole, aga laste madratsiga juba ujumine. No, midagi. Vaatame, kaua vastu peab. 4 taala selles suhtes 2 korda juba vastu pidanud sinu meheliku kaalu, nii et ma arvan, et investeering on asja ette läinud. Tere hommikust maailm! Tere hommikust siit imeilusast Kentucky Aligni rahvuspargist. Täna hommikul ärkasime üles jälle siinsamas, sellesama ilusa Aligni järve ääres. Ja siis täna sai selgeks üks eestikeelne ütlus, kui keegi koputab põhimõtteliselt sul vetsu ukse peale, et tee ruttu, karu tuleb, sest et Kanadas see tõenäosus on suht 50-50. See ei ole ainult nali või suusoojaks öeldud, vaid nii ongi. Aga lähme naudime veel viimaseid veemõnusid ja saame veel töötame oma päevituse kallal, nii et näeme varsti. Naine siin hullult jaurab ja meigib ennast, saaks kaamera ette, aga milline kaameramees välja näeb. Mis meigib? Pesi need silmad ära. Mees paneb kohe pildi tasku.
Naine on paha olnud, siis on hea teda enda juurde tirida krunnist. Tuleda? No, saame see. No. Your sorrows, let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. No nii, suvi on läbi. Viimane puhkus on läbi enne suve. Suvi on läbi, 36 kraadi nõues soojadal on suvi läbi. No ma ei tea. Kuupäevade järgi küll, aga temperatuur räägib midagi muud. Kanada suvi on olnud ikka väga armuline selles suhtes, et poleks uskunudki, et siin see suvi nii mõnus ja kuum on, et saame nii palju nautida. 1-10, kui mõnus see tänane, selle nädalavahetuse trip oli. Siia järve äärde. Siia järve äärde, 8 ikka ju, ei või? Jaa, ma arvan 8 on päris mõistlik. Kahju, et see põhi nii mudane oli ja seda rannaosa nii palju ei olnud, aga muidu oli väga timm minu arvast. Vesi oli ilus, selge, sinine, siuke muinasjutuline ja mõnus. Aga võrreldes selle Johnsoni leigiga, see meeldis meile mõlemale vist rohkem. Sellele oleks vist ise. No ütleme, et annaks 9 Johnsonile, et seal ka rannaosa ei olnud, aga muidu kõik ülejäänud oli lihtsalt ideaalne. Oli, on ja? Küll, jah. Küll oli. Ja mis me nüüd edasi teeme on see, et me lähme... Sõidame paar tundi jälle linna, ostame süüa, sõidame jälle tund aega edasi koju, pakima, pesema, möllama, homme tööle, yes! Hakkavad jälle need argitoimetused peale. Aga äkki seekord näitame, kuidas meil shoppamine ka poes läheb ja palju meil nädala eelarve tuleb. Proovime. Ükskord võiks hea on tagasi vaadata kunagi ja mõelda, kuidas need päkkerid siin asjatasid. Aga lähme poodi. Lähme, käsi väsib ära juba. Problems, I would never thought that you could be causing these problems. It smells so bright with eyes like these diamonds. Caution, I know I should have known. Right now you're not alone. I don't wanna get in trouble. Nädala sees toitume tervislikult, aga kord nädalas võime ikka pattu teha küll. Seal on mu kaasosaline selles patuses. Mängus. Ampsus. Jaa, ma teen selle eile. Ja siin tuleb see erinevus mängu. See putiin peaks olema siis Kanada rahvusroog, nii et Mäki maailma kuulsate friikate kõrval saan valida ka selle. Nii et võtame selle näitame selle ära. Palju läks? 13.29. Not today, Satan, not today. Jäädis on? Ja see on siis ülikoolus Kanada rahvusmäng. Ka selle kreivid ja suvajuustuga. Me tulime siia veits väiksemasse kohta sööma Mäkki, aga kohe on erinevust näha. Kõik on nii krõbedad, nii eledad midagi. Aga üks on
aga enne kaua. Vaat, seda metsikut porksi sai. Ja põhimõtteliselt mitte midagi. Natuke nagu koera toit, aga... Jah, naudime. Jäädi sealt. Selline siis Kanada rahvussöök lähedalt välja näeb. Kiirrestorani stiilis. Eelmises Mäkis mulle see meeldis, aga praeguses see nii hea välja ei näe, aga head ei see siiski. Ja kes see õgar tuleb sealt nurga tagant välja? Mingi naine siin tahab ennast normaalselt jämmiks süüa või? Vaata, mitu raha läks? 98 oleks selle nädala eelarve. Süüa tegema ja loistama ja pesema ja Tavaline taks. Anna minna. Lükka noogu sulle. Kuhu sa lähed? Sa null oled või? Sa pead käna munad katki. Paberid sul on õnneks. Pole hullu. Las mees teeb ka oma osa. Meil on siin juba tuttav poemüüja. Teeb Ennole siin pidevalt komplimente, et Enno näeb välja nagu see papai. Multikategelane, kellel need... Mis asjad need suured on? Kuidas see papai teistest erineb? Jaa. Jämedad käevarred on. Ja Enno on üks... Kunagi me ei saanud suurt käru endale, kuna meil ei olnud ühtegi senti siia sisse panna. Siis Enno kandis mingi 3 väikest korvi käes. Ja sealt see nimi tuli. Ja lapsel mitu nime, ilusal poisil mitu nime. Näita musklid ka. Lähme. Ja olemegi kodus. Siin me siis elame, kes veel näinud ei ole. Selline tagasihoidlik koduke, nagu meil on. Telekas, riidekoht. Panivaiku väga ei ole, nii et kõik peab kuhugi sinna ära mahutama. Ja seal on mu kaamel. Parim kaamel maailmas. Kannab kõik ära. Kannab kogu maailma oma õlgadel. Okei, ma vist natuke liialdan. Ei liialda midagi. Kogu elu on vaja ära tühjendada siin jälle. Naerab ja teeb. Aga kas ma juba mainisin, kui ilus tänane taevas on? Lihtsalt ebareaalselt roosa. Väljas on 38 kraadi. Kell on juba 7-8 õhtul. Lihtsalt selline kõrbekuumus on. Elu on mõnna. Ja siin me elame. Ilus on ju. Ja perenaine on koju jõudnud. Peremees ka. Aga nüüd paneme pesu pesema, hakkame süüa tegema ja nii see õhtu jätkub. Meie majutus tundub küll väga luksuslik, aga mida meil kohe oma toas ei ole, on pesumasin. Nii et 3 pesumasinat siin on, 3 kuivatit kogu selle 2-3 korruse peale, mis meil on. 3 kulli sisse ja läheb. Kuivatit me ei kasuta, ossime 1,5 taala eest omale põhimõtteliselt pesunööri, mis paneme uksest ukseni tagasi, saame 3 rida ja säästame iga nädal põhimõtteliselt 3 taala.
jumala eest, et see kuum oleks, sest masin ei pese. Muidugi meil on triiki täis ka, nii et jah, pole ime, aga isegi poole pesu pealt pesu välja võttes tundub, et pesu haiseb rohkem kui sisse pannes, nii et ma ei tea. Loodame parimat, et siit midagi head välja tuleb. Ja see on siis meie koridor, kus me päriselt elame. Seal on kaamera, lehvitame kaamerale. Ja 104 on meie toa number. Sellest täitsa piisab. Ma arvan, et see teeb oma töö ära. Ergutab perenaist nii, et ai. Ja nüüd tööle. Mis me siis sealt Superstore'ist 188 eest nädalaks saime? On kõik siis laua peal. Toiduained, asjad on kõik peale Covidit 2 aasta jooksul siin ulmeliselt kalliks läinud, nii et selline toidukorv maksab ikka päris kopsaka summa. Aga me oleme enam-vähem tervislikud vennad ka, nii et mingit rämpsu väga ei söö. Need patused on muidugi enneole, mainiks kohe ära. Aga ülejäänud on enam-vähem tervislikud. Munarest. Leidsin mingi tumedama poolse leiva ka. Muidu müüakse siin ainult valget saia, et äkki maitseb midagi leivalaadset, et see on üks asi kindlasti, mida ma Eestis Soomest igatsen. Sain hunniku mustikaid ka 6 taala eest, et minu arust see oli üks paremaid diile, mis ma nägin. Ja muidugi siin proteiin on metsikalt kallis. Üks selline hakkliha-pakk maksab 16 taala. Need on 9 taalaga. Nii et sellega loodetavasti saame siis nädalaga hakkama. Ja nii ongi. Hunnik porgandeid veel, et toiduvolüümi suurendada. Piima me nii väga ei tarbi, nii et kaerapiima, õunahunnikuid. Üks õun päevas hoiab arsti eemal ikkagi ju, kui seda vastu doktoreid visata. Aga arsti on niigi vähe, nii et ärge seda kindlasti tehke. Siin saab suumaguseks. Kuna ma väga palju magusat ei tohi süüa diabeedi pärast, siis peab leidma mingeid alternatiive, et viil 2 arbuusi peale sööki on suurepärane lahendus. Aga hakkame süüa tegema. Kõigepealt teeme tööle kaasa quinoa-salati. Shredime ühe kana sinna sisse ja siis ma arvan, et tänaseks on kõik tehtud. Homme teeme kanasuppi veel õhtuks ja niimoodi me siis elame. Voilà. Näidake, milline on teie toidukorv. Tahaks piiluda ka teie külmkappi teada. Õnneks siia sisse kolides muidu meil oli ainult selline külmkapp, aga keegi jättis sellisega maha, nii et skoorisime selle endale. Meil vedas ikka teiega, kuna meid on 2K ja me ikka tahame nädalase toidukorvi korraga osta, sest toidupoodi siin lähedal ei ole. See market, mis siin on metsikalt kallis. Piimapaki võib 10 taalaga osta, nii et no. Pigem sõidame mingi 60-70 kilti ja saame kõik selle palju odavamalt. Muidu saame kogu selle summaga mingi 10 piimapakki võib-olla ainult. Aga aitab lobast süüa tegema. Söök on valmis. Teate küll juba seda kõla. See kõlab täpselt iga kord samamoodi.
aga kuidas muud moodi tähelepanu saada sellele imelisele roale. Kuskus sisalat, kana ja köögiviljade ahelise. Tuli ära. Proovisin natuke, jah. Ma vahepeal seda vähemaks võtta, aga ma ei suuda. Igatahes, head isu ja head öö.